see pundi juures, äkki paneme valele poole. Ja lähme edasi Eston Loosi juurde. See on mees, kes oli eelmise 18 aasta mesini. Kusagil 150 pere on neil. Ja nii edasi. Et vaatame, seal on Mixmax OÜ, et kuidas ta seal mesindab ja räägime ära. Ja edasi põrutame juba Võru poole. Olenevalt sellest, kas Võru mesinduskauplus on lahti või ei ole, on ju. Et kas me sinna lähme või ei lähe, selgub juba tee peal. Nii. Ja sealt edasi siis läheme selle Maarjo Kalveti juurde ja käime ära, kas seal Rõngus on üks vaateplatvorm ja tee äärde. Rõuge on, jah. Selle ööbikorgu, jah, et seal platvormi juures käime ka. Tere. Et ega üks asi on hobi, teine asi on töö, et point oligi selles, et kuna õemehega koos teeme seda asja, et tema on praegu läks laadale müüma. Esilikud ka veel tulevad. Kas see 280 on siis põhipered kohe, mis toodavad või? Päris ilmselt ei ole, ütleme vast põhiperesid on mingi võib-olla 250 ringi. Palju ma olen siin juurde teinud, võib-olla paarkümmend pere. Samas jälle osad ära ka müüdud, et umbes. Ja palju siis paarumisperesid on? Paarumisperesid on 86 vist praegu. Siis läheb müügiks ka emasid? Ma ei ole tegelikult väga müünud neid, põhiliselt enda tarbeks kõik. Aga ma olen siin ümberringi kaudsetele meesinikele jaganud ka niisama ja olen osad, mõne olen müünud ka, aga üldjuhul väga ei ole. Tõug itaallane. See, jah, Itaalia. Meil on põhiliselt on meil ikkagi nagu, siis ma olen, ütleme, Võrumaalt on siit võetud Kärgemberg Raini käest, siis on Valmari käest võetud siit neid Soome emasid. Et Maire käest olen võtnud emasid, ma olen siin pühtnud, no siis vaatad enne mida. Palju peresid ühes grupis umbes oli? 12 on vist. Mõnes on ka 20, aga pigem on 12. Mis siis juhtub, kui kupud sisse tehakse? No eks siis läheb tõsiseks möllaks seal taru juures, vaata. Pead ju kõik, meie üldjuhul, kui, eks ma nagu vaatan ka, kui palju neid kuppe tekitab. Kui suur see tung on, kui sa lähed ikka, võtad korpus lahti ja vaatad ikka, kõik on paksult täis, siis on ilmselgelt vaja nagu ema eraldada kuidagi tühja korpus seal või tühjad korpused veel vahele panna ja aue eemale tõsta. Et ega siin muud varianti ei olegi, aga kui seal mõni kupp on, siis lihtsalt üritad võtta kinnist auet ära, paned tühju raame asemele. Ja see ka töötab. Kinnise aud me tõstad ära kõrvale, kõrgemale. Teise korpus. Jaa, teise korpus. Ja siis muidugi üks tühi korpus vahele. Tekib jälle tööd. See nagu natuke tõmbab seda pere lahku ja siis tal on jälle natuke nagu... Nüüd on tulnud ka peretootmised juurde. See aasta on nagu peresid müünud. Kohe lihtne küsimus, kui ei saa edasi rääkida. Palju siis pere maksab ja mitu raami ja raam plus käibemaks? 160 eurot tegelikult. Teie raamid ilma käibeta? Ma ei ole käibemaksu kohuslane. Et 160 euri ja see on selline korpuse täis mesilasi ja 5-6 raami aue. Mis see korpus on siis teie Langström? Langströmil on müünud, jah. Farrarit müün kuskil
8 raami, Audme raami. 160. Ma ei tea. See on enne Jaani või peale Jaani perein? Ei, see on praegu. Ma ei teagi. Kuidas see aasta siis Lõuna-Eestis juba värskemisi olemas? Ma ei ole vurritanud, aga mett on küll, jah. Mett on küll päris... No on ikka tarud. Talvitasid, jah? Jaa, mul oli päris hea talvitumine oli tegelikult ausalt öeldes. Kui nüüd välja arvestada siin sügisel mul jäi kõvasti emasid üle ja siis nad tegelikult kahjuga ära tappa ja vaadata tegelikult. Ja siis sai veel nagu vorbitud mingeid peresid juurde, aga nende väljalangemusprotsent oli ikkagi nagu suur. Et jäid liiga väikseks? Kuidagi jäid nagu väikseks, jah. Kui palju see väike on? 4 raami? Ei no lõpuks nad ikkagi surid ära. Ma püüdsin teha küll siin, ütleme, 5 langstrit Audmega nagu, aga ikkagi nagu. No ma ei teagi, kas lõpuks, kas seal oli võib-olla mingi roll Lestal ka, vaata enne. Mingid tarudes pidin nagu aurutama ikka kõvasti. Ja Lesta ikka kukkus ja sa näed, et see pere muudkui jääb ja jääb, vaata väikselt. Kas ainult aurutamisega? Tegin ainult aurutamisega. Ja siis Audmevaba perioodil, ütleme suurtel perioodil, pidin tilgutamist. Kuna see on periood, kui tilgutamist nüüd teada? Oleneb siis sellest, minu arust eelmine aasta oli see, ilmad olid suht soodsad tegelikult minu arust. Minu arust tegime kas mingi novembri esimene nädal. See on ikka juba siis talve. Jaa, aga siin mingitel gruppidel või mingitel peredele sai 7 korda aurut. Sest kui loendad ja vaatad nagu ja kogu aeg kukub, siis sa nagu ei oska midagi teha. Rääkisid siin teiste mesinikega ka, et aga mis sa teed? Mille tagajärjel ta siis sureb, et kas Lesta tagajärjel või siis... Või suretada. Mis seal siis nagu vahet on? Sipelga happekottidega ei ole? Ma ei ole teinud. Aga mis sa auritad? Oblikapet. See on siis kelle? Mul on 2 aurutajat tegelikult. Üks on see ukrainlaste tehtud, mis on see gaasi peal. Mille tegelikult on ta päris... Varromaa. Ütleme Varromaaga, jah. Ütleme, ta on tegelikult päris selline efektiivne, väga kergesti töödeldav, hästi kiire. Aga seal on nagu omad agad, et alati tekib see doseerimise värk. Tundub, et ta ei doseeri nagu õieti kogu aeg. Ei saa aru, siis sa pead nagu põhimõtteliselt nagu tunde järgi laskma, palju sa näed, et seda auto tuleb. Siis veel see asi, et mis sellest oblikappest saab, et kui kuum ta siis lõpuks on. Nagu siin räägitakse, et tegelikult nagu muutub sipelkappeks. Ja võib seal emale kahju teha ja tegelikult ta ei töötagi niimoodi nagu siis oblikappedest töötama. Ja siis mul siin mingitele keemikute professoritega sai isegi räägitud ja täitsa. Ja algul küll üks ütles, et ei, et see on vale jutt, aga siis ta ikka ütles, et oot, tarkade nõugu tuleb veel kokku vaatama, siis pärast ikka kinnitas, et see tegelikult et seal ikkagi ühendid muutuvad ja tagasi ta enam ei muutu. Et mõtlesin, et kui ta nüüd jahtub, et kas ta siis muud tagasi. Et selline lugu oli sellega. Sa võtad maha panna. Aga see on siis 2,5? Ei ole. 1,5. Ja see on niimoodi, siis see nagu sellise vahega, vaata kui see korpus käib siia peale, siis vaata tal on nagu selline seelik ümber. Ja, miks see on? See on sellepärast, et mul nüüd mul on nagu tehtud eraldi selline talvekast, mis käib nagu peale puidust. Ja tema nagu toetub siis siia peale nagu ilusti täpselt. Ta isegi nagu läheb üle siit. Sees on nagu sellised liistud, ta jääb siia istuma nagu, läheb allapoole see seelik. Ja katus käib peale ja siis nagu ei saa hiired ega keegi sisse vaata. Tollest juba läbi nagu ei tule. Aga suvel sajab siia viht, ei lähe sisse? See ei tee midagi. See ei tee midagi. Kuivab ära.
ja osa joovad me ära, mesilased ei. ja kõigile käib puitkast peale? Kõigil käib puitkast peale, jah. Läheb palju mis seal vineerist siis või? Olen teinud igasuguseid proovinud teha vineerist. Vineerist on hea selles suhtes nagu lihtsad ja kerged ja aga vineeriga on jälle see asi, ta ei hinga nii hästi. Tekib seda kondentsi rohkem. Puidust on nagu parem. Te karis kohe, kui paks laud? Ei, tavaline 22. Ja. See on siis, see on Langstrat põhja peale mõeldud, siis emade kasvatus on nagu, põhimõtteliselt on siis 4 sektorit nagu ja. Kaheraamiliselt siis. Aga ma ei tea, nüüd ma olen kasutanud Farrarit ja Farrarit siis teinud 3 sektoriga. See 2 raami Langstrati jääb kuidagi väga maru kitsaks nagu läheb kuidagi ja siis tekib neid mesilasi ka kuidagi palju ja siis jääb kuidagi maru kitsaks. Mul on tegelikult üks Tallinnas Rügimäe mingi erategija ja ei, 3 ei ole vaja, 2 piisab väga hästi. Lesta lugemise jaoks kontroll need, mis käivad nagu põhja alla, onju. Et kui näiteks paned siia alla, see käib tegelikult nii vidivalt, paned alla ja siit saad paberi alla lükata, ja siit siis lest näiteks hakkab läbi. Ja teine asi, milleks me neid kasutasime, mis on nagu väga hea on emade andmiseks. Ja kus see ema nüüd lastakse sinna alla või? Sellega tehakse nüüd selline lugu, et võetakse haudme korpuse võtad ära, noh, kui sa tahad ema vahetada, ema võtad ära, siin all on haue sul, võtad selle haudme korpuse ära, paned kõik need meekorpused, asjad kõik siia, siis paned meekorpuste peale selle, ja haudme korpuse paned siia peale. Ja nüüd paned ema siia ülevalt sisse, uue ema. Ja nüüd on see lugu, et kõik vanad mesilased lendavad välja, vanad mesilased lähevad alt sisse, noored võtavad ema. Ja nüüd järgmine ring, kui sa lähed, teed vangerduse, keerad ümber. Kui mitme päeva pärast? No ütleme 10 päeva nagu umbes vaatad on ju läbi. No aga sinna üles lased kohe või ikka puuri? Ei, puuriga ikka. Ja üldjuhul see nagu, see õnnestub väga hästi. Seal tekib muidugi natukene mingi tõrge tekib, ütleme, arengus, sest jääb, ütleme, haudme toitjaid jääb natuke väheks küll. Aga ma arvan, selle hinna tegelikult tasub ära see, et sa saad tegelikult ema antud ja tegelikult hakkab toimetama seal ja järgmine kord, kui sa juba vahetad, siis on tal juba ju kaitsed, asjad, järgid ja lihtne kiire läbi vaadata kõik. See on just nendel perioodidel, kui on ema raske anda, vaata. No kunas see raske aeg on? Korjevaesel perioodil. No üks asi, korjevaesel perioodil on kindlasti raske anda ja ütleme ikkagi peale jaanipäeva ikkagi läheb päris keeruliseks andmine. On jah? Jaa, muidugi. Aga kaua siis vahet pidada, kui ütleme ta üles tõsta ja siis vanaema ära võtta ja uus anda? Me paneme kohe sisse uue. Me paneme uue vanaema ära, uus sisse. Aga siis on vanad mesilased seal ikka alles. No ta ei lähe nad ei saa vaata teda lahti, vaata. Ta on puuris kinni. Ja nad ju lendavad vaata välja, alt lähevad sisse, nad päeva jooksul ikkagi lendavad minema. Kui täna ei lenda, homme ikka lendavad. Aga no ütleme 2 päeva ikkagi on see mesilane seal puuris ja ema seal kinni, enne kui ta välja saab. Et ei, peaaegu on see töötanud
ideaalselt. Kes niisugust süsteemi kasutab? Kus emade andmiseks on. Aga mis sellel on, ei toimi või? Toimib küll, aga Suur monstrum. no ta on nagu tüütunud, aga Aga toimetab. sellega sa korpuseid ei vaheta, või paned alla kohe? Sellega panen alla jah. Sellega panen alla, siia paned ühe tühja raami, ühe sellise audme raami, kust hakkavad mesised välja tulema, vaata paned sisse. See on parem. Süüa peab ka muidugi. See on parem. Kuidas? See on parem. See on Farrar jah. Ja siis paned sisse, aga no tal on ikkagi see, et ema jääb sul ikkagi nagu mingi, vaata kui kauaks siia ja mesilased ei saa välja ja noh. Et ma ei tea. Kas Varrari all Langstrott on pooleks või? Sa mõtled nagu koguselt? Koguselt. Ei teagi, Varrarit vist on rohkem. Lähed vaikselt Varrari peale. Jah, mingi hetk on nagu Varrariga lihtsam. Raske on, aga 2 Varrarit on oma. Siin on poistel, vaata mesi nagu kokku on. Siis siit kõigepealt teeks erinevatest sektoritest läbi, küll siit ülevalt, sealt alt, siis söölad vahel ja sealt siis pump nagu lööb ta ära. Töötan teil ei ole, aga peale vaadates tundub, et Töötame ei ole sellega veel. ei ole jah. Tal on ainult propeller sees. Tuleb ma teen suhkrulahust. Ai, mina mõtlesin, see väike hurd. Sul on 2 tünni ja ma olen ka õnnelik. See on hea, aga sellega võtad näiteks talirapsi korje ja sellega teed siis nagu seda kasutad juuretiseks, siis on ideaalne. Aga ütleme, palju see juuretise vahedest peab olema? No teda ei pea, ma ei oska öelda, no ma panen siia 200 kilo kohta 30, võib-olla ei ole 30 kilo. Aga kas sa paned selle kohe otse tünni või enne lahustad või segad või sulatad? Ei, ma ei sulata teda, vaata, noh, see ei... Kohe läheb, ütleme. No ma soojendan ta umbes 27 kraadini. Nii, et ämbrist kätte saad, teda ei tohi vedelaks sulatada. Siis on oma otstarve. Tal kaob see struktuur ära, tal tekivad juba suuremad kristallid ja siis ta enam ei ole see. Praktiliselt ikka tahkele sisse. Ja see mesi, millega sa nüüd segama hakkad, see ei tohi ka olla üle 30 kraadi. Sest muidu see efekt kaob ära. Ei ole mõtet. Ei muidugi. Mehaaniline segamine on nagu ohutu. Mis see juuretis on, ma ei tea? No juuretis on selles suhtes, et sa võtad nagu sellise näiteks sul on mingi mesi, mis sulle maitseb, mis sulle tundub nagu väga mõnus on. Mõnus peenekristalliga tunned, et oh, võt see on hea. Rapsimesi on peene. See on väga peene. Ja nüüd võtad teise meie. Selle lased nagu läbipaistvaks, vaata. Läbipaistvaks mees. Ja võtad näiteks 10 liitrit või 10 kilo seda läbipaistvat ja 1 kilo või 2 kilo seda, mis sulle meeldib. Ja nüüd see 10 kilo on sul läbipaistev ja see on siis selline, mis on nüüd, mida saad segada, ta peab olema sellises kondentsioonis, et sa saaksid teda valada, aga ta ei tohi olla soe või kuum. Ja valad sinna vedela sisse ja siis hakkad segama ja ootad ja segad ja ootad ja segad ja siis kogu see 10 kilo nüüd on ja võtab selle kuju, mis sisse pani. Ja tekibki selline peenikristalliga terve suur hunnik meelt. Kõrd lihtne. No seal see segamine ei tohi ka väga kiire olla, vahtu ei lähe või midagi. Jaa, seda ka. Palju siin tuleb. See on tegelikult, sellega ma ei olegi nagu väga rahul, et see on natuke kiire see poole. See on 40. See on nagu kiire. Minul on 14 ja ma mõtlen, et see on kiire. Ei, see on tegelikult okei. See on kiire. Mul on tegelikult see, et mul on ostetud siia eraldi selline pöörete sagedusmuundur, mis ma siis vahel ühendan, kui ma tahan aeglasema pöörde. Et siis seisuajad vähem. Alguses. Mesinussugune. Vaata, see oli see, et me nii kaua. See on mingi tavaida toos. Me nii kaua oleme arvanud sellega,
ta oli päris hea. Ta on esiteks nii kaua, kui me seda visuaalselt ei näe. mulle see astmine See ei toimu midagi. See ei ole nii. see Sventi müüs. Tal on see kansika ka, mis laseb seda au. See on nagu spionaaž. Ei lähe, see nii palju kui siia mahub. Ja see läheb siis taru kohta. No nüüd ma olen teinud ka muidugi niimoodi, et mul on süstal on ja süstal on ots maha lõigatud, see on 20 milline süstal. Otsa lõikad maha, sinna paned umbes, ma ei mäleta palju sinna paned, et mõõdan ära, vaata palju see mingi, ma olen natuke rohkem pannud, ma olen mingi 5 grammi pannud vist taru kohta. No siis ma olen siin teistega rääkinud, kes kuidas panevad. 5 grammi tolle süstla lõpp sisse ja see peale ja kohe läheb. Tundub, et tal on väga head saviekraanid siin. Väga. Mõtlesin, et ei lille poole. Allergeenid on siin aeg praegu palli tuliseks oleme ikka õiges suunas. Ilus kirik. Suur kirik. Pole koht olnud. Tere! Tervitatakse! Tere! Kui mõnus ja külla on tore jah, väga meeldib. Meil käib palju kliente ja siis need mesilased kodus on siis nagu töötavad ära. Mõnele ei meeldi siiski. Mõnele ei meeldi jah. Tere! Ei ole ammu näinud. Ei ole meeldi. See, ma ei tea, mis teil see plaan oli siin, aga ma ei tea ka. Mul on vist jah. Kuidas? Ikka oleme ammu juba. Ammu jah. Aga siin on hea pea. Need on. Ma ei teagi, ma näitan, et selle linniga teeme tööd siin ja... Aga neid söödakse siis ette siis suves veel. Siit saab vaadata, jah? See maha keerama. Ma ei teagi, mis on palju. Vaaraliin on, jah? Võin näidata teile seda. Jüri, see oli vaara. See on täis vaaraliin, jah? Mul oli tegelikult... Algu oli 80 korra, aga 120 korra. Ma panen siia mõne plastikraami ka. Plastikraami ka. Temperatuur ei ole praegu üleval. See on nende nugade temperatuur. Niimoodi teeb siin. Praegu on ikka mega palju vesi. Teiselt poolt näeb paremini äkkima. Ei, saa nii palju veidi vaeva. See võiks ka kõik koha. Mul on midagi teha vaata.
ta lõikab kõik just lahti, seal keegi ei pea kaartiga tolku välja. Ega naljalt ei pea, jah. Ma ei tea, kuidas ta praegu reguleeritud on. Ma vaatan, et on vist äkki liiga vähe. Sealt läheb või pidasi ja sealt läheb urri. No siia on see D-bokser ka tuleb ette, aga ei ole veel jõudnud pikalt siiamaani kohale. Aga enamus vist teate seda süsteemi nagu. Lihtsalt, et võib-olla, kes on näinud, kes ei ole nagu. 120 raami, jah. Sa võid veel mulle ei, see ei ole poikki olla, aga võib-olla mõnel on jäänud üles, nagu ma olen tõstnud hauet, et pole tähele pannud. Korpusega võtame, et ma ei vaata alati üle nagu. Et hiljem seda ei ole sellist asja. No neid saab ainult mõni olla, sellepärast, et neid palju olla. Ajaliselt ei oleks tohtud olla seal hauet sees. Et noh, kui ma laiendan, et ma võin pärast näidata, kus ma laiendan, et siis ma nüüd ma olen hakanud peale laiendama esimese selle, aga osasid ma laiendan keskel nagu ja siis no, et korpus välja vahetada, siis tõstab haue üles nagu. Ja siis läheb 3 nädalat aega enne, kui haue välja puurub, noh. Aga võib-olla mõnel on saanud natuke hiljem, et sellepärast ei ole tähele pannud praegu. Et on natuke hauet sisse jäänud, aga siin on nagu, siin oli nagu üks raam, see tähendab seda, et ma olen vist tõstnud, vesa osast on üles tõstnud tumeda raami, et raame vahetada heledaks nagu. Ja sellepärast on vist kaasas ei ole mul alati kirjas ka. Noh, kruvi eraldab ära selle paha ja selle vee. Aga see kruvi nagu on normaalne suur kruvi ja kõik, aga minu meelest ta ei toimi nii hästi, kui ta võiks toimida. Ta võiks ikka nii tulla, et otsest tuleb ainult puhas maha väiskele, nii praegu. Aga palju tööd on, siis peab peale keerama, sest ei saa teisiti. See läheb nii täis ja siis ei lähe midagi ära, siis ta messi ajab selle paha üles ja siis pead siin pool tundi jamama, et see üldse toile uuesti läheks. Ta tõstab selle meega, tõstab, siit läheb see. Ja sealt oli otsast ära tulnud enne, ma kurat, siin on kõvasti mets maha läinud. On ju? Siin on teised. Siin on see. Siin on selle, noh, siia setitus selle. Vaata, et soojast nüüd siin kõik. Aasta jääst vahet ei ole. Siin on mul selle ladu, et seda ma veel teen, ehitan siin. Siin on mul ehitus veel pooleni kõik. Siia ma ei jõudnud veel. Vaata üks nubis on ka tööd teinud seal. Ei taha sinna minna. Kes on? Mul natuke teine süsteem. Mul on vineerkastid ümber. Mesilet siia, seda saame välja ja kogu lugu. Kogu värk. Seda me teeme veel, siin ehitame seda poolt. Et siin on meil lagi teha ja seenad veel korda teha ja siis jõuame väljapoole ka, et siis saab väljast ka korda. Kui me tulime siia kunagi, siis siin oli muud põrandus, siin on laut, see on sea koht on siin ja siin on karjalaut ja siin on heinaküün ja siin oli terve see, oligi laut oligi selle koha peal. Jõukas koht on. Kiviseinad kõik. Uued talad ja. See on mõisaaegne koht jah. See on ikka mõisahoone on ka, siin on nagu keegi elanud, siin on veel korralikud aknad. Seal on veranda. Siin on meil vee pakkimine. Siin on see vee pakkimise värk meil. Selline väike vaikne. Rahulik. Siin on, ma ei tea, kui keegi juua tahab või midagi. Siin on lihtsalt mesi sees, setib. Teed võidemett? Kuidas? Ei, see on, siit pakime otse, kreemime oma see. Ahah. Aga see hakkab tühjaks saama, siia on uus partii pannud peale. Isoni värk. No jah, need on siuksed, oleks pidanud suuremad ostma. Võtsime ära käia. Siis ta teeb meelde. Ma ei tea, kui keegi suupistet tahab midagi, siin on mingi mahla ja... Siia 4 tonni sisse. Nüüd saab isegi rohkem kui 4 tonni juba. Mul on praegu põrandakütte, aga nüüd tuleb siia see lakke, tuleb ventilaator ja siis puhur. Too põrandaküttega on jama, et see kütab seda kõike hoonet, ma ei taha. Siis jääb ainult siia ruumi ja siis ei tule enam kuhugi. Need torud lähevad sealt kaugelt, siis ta hakkab seda osa kütma seal, et on jama. Sellise kuumaga on eriti jama. Siin on vaja niimoodi ülevalt võtaks õhu, alt puhub välja ja ülevalt oleks veel ventikas, mis veel omakorda seda õhku segaks. Rohkem pole midagi vaja, see 35 praegu vaja hoida ja rohkem pole midagi vaja. Ta niigi tuleb soojana tulebki, on vaja paar-kolm päeva hoida ja... Põrandaküte oleks päris kalliks eelmine aasta, kohe oli tunda elektriküttega, et hullu majale. Ja mul oli nagu niimoodi hommikul toime, õhtul tegime või järgmine hommik tegime või niimoodi, siis esimest korda eelmine aasta oli vaha koid oli tänu selle termokapile.
Ja pahakoid muidu ei ole, aga need termokapiga tekib pahakoid. Tahtra metto hoidsime siin nädal aega vist või sealt see lõpuga võtmine oli ja lõpuks oli niimoodi, et võtsid siis kuradi vaatasid, siin on koi ja seal on koi. Täitsa uskumata. Mul on igal pool raamit olnud kõik värgi, mul on üleval raamit muidu. Ja terve see teine korrus on täis. Ja siis ongi seal niimoodi, et seal ei lähe, aga näed, siin läks. Temperatuur oli pisut suur. Soodne temperatuur. Kuidas? Soodne lihtsalt. See on emade kasvatuse värk nagu. Need kupul on sellised. Ja need kooruvad homme. Võib-olla täna õhtul, aga homme nagu. Vaadate, mõni on koorunud. Käidab seal praegu. Seal, niimoodi. Seda peaks minema vaatama, jah? Võid vaadata, jah. Ma mäletan, ütled popsiga. Ikka on, jah. Aga ma sain küll enne ühe matsuri, et mul jäi mütse maha ja ikka selle puuriga lased, siis selle puuriga võtame mesilasi. No jah. Paned selle topsi täis, selline spetstops on meil. Ma ei mäleta 200 milliliitrit vist. Ma panen käima masina. Pane käima, jah. Näed, ei ründa kedagi. Ei ole hullu midagi. Sõbrad. Esimene rada on 3 meetrit. Ei, see on ikka roostevaba kõik. Aga lahtikaanetaja on pole? Lahtikaanetaja mul olemas üks oleks 1000 euroga koos käibega oleks üks selline... No seal veel radu. Teine rada veel. Kolmas rada ka veel. Ei, mul on siin rohkem, mul on siin praegu mingi 270 paarumist aru, aga täna tuleb veel 100 tükki juurde nagu. Sinna taha on ja... Ma ei saa sealt heina ära niita, muidu nad sülem lähevad ära, noh. Need apitead on niimoodi, et selle kuumaga võib siin tühjaks joost minna nagu. See kuum ei ole selle apiteale kuidagi ei... Ja muidu oleks hea paneks võib-olla isegi tihedamalt, aga kui üks läheb, siis võib teised ka kaasa võtta. Ei ole koorunud? Ei, on, munad on sees. Need väiksed vaglad on ka esimesed. Siis munad? Ja. See on esimene vageldus ikka. Ema jalutab siin. Ja. See on isegi ele, aga ta mingi mega suur ei olegi praegu. Jah, ei ole ülle. Ema peab kosuma. Aga ema on munend täis küll huvitav. Tubli juba. Täis munend, jah. Aga ma ei võta enne ära, kui nagu vaglad on ka ikka keeranud, et ta paneb patten, et siin on näha ka praegu, et mitu muna on alguses kõik sellesse. No tal on munemiseks ruumi puudus. Aga no täis on kõik, ühtegi tühja kohta ei ole. Kui ruumi puudus on... Läheb täis raha eest, eks nüüd? Ei, alguses nad munevadki niimoodi, panevad segast. Ei, süsteem on äärmistamata. Müüd emasid ka või? Müün ikka. Aga kus see algmaterjal oli, mis oli? Ma oleks andnud küll, mul oli plaanis võtta kõik, aga ma ei jõuagi. Ma jõudnud ka, näed, siin on vähe. Siin on kuradi, see ongi tühjaks jooksnud juba. Ja, näed, see ongi juba. See tähendab tühjaks jooksnud? No ta on pere heitnud? Ei tea, need on niimoodi, et kui sa paned algul mõnele saab liiga palju mesilasi, et mul on tunne, et need on siia läinud. Söögi on ära sööda sinna. Ei, ruumipuudus ei ole. Aga söögimaja on täis tehtud. Nii peabki olema. Seal on aua sees. Aua sees ikka, jah. Mesi juba. Aga need on esimesed emad, ma ei kujuta ette seda protsenti, esimesel protsendil ei ole nii hea nagu. Need vahepeal olid ikka nii heitlikud ilmad, et... Kus see materjali sai? Materjal on igalt poolt, kurat nüüd tõmbas kaasa. Materjal on tegelikult mu enda valikutest enamus. Näed, siin on jälle ema. See on väiksem sipake. No mis jõuab? Kurat, ma ei tea, kas ta natuke läheb suuremaks. Läheb. Ta nüüd mega ele ei ole, et ma ei ole selle esimese partii emade eledusega ma küll rahul ei ole üldse. Palju eledamad võiksid olla. Parkens. Ma ei tea kahte perena, et see on... Ma mõtlen, kumb oli nüüd? Kumb nüüd oli, ma ei mäletagi enam. Ühesõnaga, kui sa seda peresid teed, need ahud, need asjad tuleks panna... Aga ma näitan, kuidas mina peresid teen, millised pered mina teen. Ma teen sellised pered. 10 audmeraami, noh, need on eile tehtud nagu. Meie teeme jälle, kuradi, me 10 küll ei tee. Ja 10 vararaami nagu.
Need lähevad siin 10 päeva pärast, 2 korpust on täis mesilasi. Aga täna ma panen ema, et ma ei ole jõudnud siin. Siin polegi ema veel ei ole või? Ei ole veel, jah. Ma ei jõudnud eile tegeleda. Ma ei taha tegelikult üldse ära võtta enne ema, enne kui seal on nagu sellest. Ma teen 9 raami siin. Siin ei ole 10 raami, ei ole. Ma ei taha ennem ära võtta ema, et siin on muidugi plaadid ka veel puudu. Siin peaksid need plaadid ka olema. Ma panen ära ja muidu läheb. Need on pigem praegu on juba jahutusplaadid. See on see kumaga. Muidu läheb meelest ära. Sul on sellel papil on kõigil augud ees? Ei ole. See on praegu, need on ühed siuksed eksperimentaalid? Ja eksperimentaal, jah. Õige nagu. No näed, võta kõsta maha. See on see peekindel tahab keegi kõsta, vaatan, kas tuleb ka. Ma ei tea, kas tulevad, ei tule, ma lastan suitsu ka. Ma kuule, täna küll ühest grupist sain. See on raske, jah. Et selle on võtmata. Oi võrgu! See on teine. Võta see ka. Tõsta. See on 10 kilo. Mina ei jõua joosta. Sa pead mulle suitsiku annad mulle piiri. See on 3. Võta see ka. Näed, see on suht kitsast, noh. Ma arvan, et enamus inimesi ei jäta nii kitsaks nagu. Et... Juhtub ikka. Ei ole vahet, noh, aga näed, kuppe ei ole. Ei, see on kõik arvestatud. Siin ei tule niimoodi mett, noh. Siin tuleb mingi, noh, ma ei tea, 1,5–2 tuleb maksimum sellise kuumaga päevas. Ja kogu lugu rohkem ei tule, noh. Ei ole mul mõtet nagu mingi meeletud laiendada. Mul on meelde kätte saada, siis ma ei laienda nii. Aga me homme hakkame niikuinii mett võtma, siis me jõuame, me tõmbame need tigad ka nagu. Kes tahab tagasi tõsta? Tõstke tagasi, aga. Kõvemaid mehi. Mulle ei see neid laipasid tuleb. Need on lesepered selles mõttes, et lesepered on kõik sellised ühtlased nagu. Aga siit on ära võetud 2 korpust näiteks. Selle me tõime nagu... Mis sa libistad, pane kohe pauts peale, ega seal vahel pole kedagi. No kes tahab tõsta seda? Siit on 2 tükki ära võetud, aga siin on ikka mett sealt veel tõkkinud juba. Nii. Too viimane raske vast. Too on ikka raske, tunned. Too on vast nii 8. See on ikka. 18 kilo. Oli väga raske. Ei ole kah 15. Jah. Nii et kui mett pole ise vuritada, mett oled vähem taitsid juba. Jah. Näed, sellel on, nagu ütleme, sääne korpus, noh, ma ei tea, see on mingi siuke 7-8 kilo on. Aga siin on 2 korpust ära võetud sellel. Aga see on teisest piirkonnast natuke. Näed, see on ka mingi 5 või 6 või. Siin vahel on. Ja siin on ehitada korpust lihtsalt, noh. Noh, see ei peaks ka samamoodi olema, aga lihtsalt, et ei ole nii suurt vajadust olnud tegelikult. Ei ole kuppe ega midagi. Kitsas on, aga kuppe pole. On õnnevad. Ei ole. Ma ei tea, ja tegelikult ei ole ta pered, aga see aasta ma ei saa küll enam nii öelda. See aasta on ikka nagu erakord, isegi sinna üles on kellelgi tulnud mingi jumala must sülem. Ja teisel korrusele kõna käisin vaatama, et mesilid seal on. Ja kuppe on palju, jah? No see on selline aasta, et ma ei kujuta ette, kui kes alla ei vaata, et ma ei tea, palju need mett saavad. Palju sul peresid üldse oli? Praegu on 500 ringis. 500 ringis, jah. Teeme mõned juurde ka. Aga väga ei tee juurde. Pukastele annab tavaliselt annab pukku rohkem või? No mis mina olen saanud, et pukastele muidu õudselt hea blankhaue on. Ja kõik mesin üleval, pesasas ei ole üldse. Isegi siis, kui hullult intensiivne korje. Et pukastid kehvad ei ole nagu, aga lihtsalt... Aga ta teeb neid vahesildasid ja toob... Suira ja õietolmi. Korpuste kaupa võib saada. Sellepärast jääbki suured pered peal ütlema, ka suir on kõvasti. Ja nemad ei saa lööda. Kevadel lähevad nad ka normaalselt edasi. Normaalselt lähevad kiire nagu kergemini. Ma ei tea, kas kiiremini lähevad edasi, aga normaalselt lähevad edasi. Kaotused väiksemad. Ma ei oska öelda, jah, me teeme ainult oma valikut järjest rohkem ja rohkem. Katsetame siin teisi ka, aga ei ole vaja enam katsetada. Lese, mul ei olnud nendel peredel olla, aga muidu mul on seal ja seal on kõigil need leseraamid sees, noh. See on ikka meeletu hulk leski, mis seal on. Meeletu hulk. See on ikka jõhker, noh. Tegelikult on 100 korraga paaru maksimum, 100 ema ja rohkem ei paaru korraga. Ja paaristuslennule läheb 70 palju vaja. Sinna ei ole meeletu palju. 700 mesilas. Peresid või neid väga palju emasid. Meeletult küll vaja, aga hea on, kui neid on. Et need võõraid leski oleks. See on põhiline.
ma olen siin ümbruskonna messinikele annan niikuinii kõigile sellise soodushinnaga emasid ka, et üks on seal veel siin 4 kilomeetri pärast, et toon veel sääne, et ma ei tea, kus kohti see sülem tuli, et jumala musta. Täiesti nagu mets, mingi täiesti mets ülemalt. Selline auto. Plekid on siin, need lähevad ümber taru. See läheb praegu alusega nüüd kokku. See ei lähe, okei, see mingi ei lähe omavahel. Põhimõte on aru sama. Põhimõte on sama, jah, nagu... Ja siia tuleb veel lisakatus. See on sul ka... Ei, sama katus läheb sinna. See on nagu siia vahele, noh. Sul on hea tuttav pleksepp paistab. Ma võin näidata nagu... See on pleksepp, aga need muidu on puidust nagu... Jaa, sul osa on puidust. Ja siin ka ju. Ja puidust on nagu paremad. Ma seda plekki veel pelgan, aga... Pallid on ka plekist. Aga ma ei ole kindel, et ma võib-olla teen uued üldse tumedast plekist, et see tume pleki hinnavahe ei ole nii suur. Poolteist eurot võib-olla on paar eurot. Et oleks nagu ägedam. Aga need sul on ju seal raju katused, või korpused. Ei, need on katused. Katused. Need uued katused lihtsalt. Me tõstsime ära, muidu oli meil seal hoovi peal, platsi peal maru palju asja. Seda küla mahub sinna katuse alla. Ei mahu, ta jääb ikka niimoodi nagu... Mul ei ole nii korpused, ma näidata. Selle peal, plekk on parem, et on palju kerge. Ei no plekk vaatan, ma näitan, noh, ma tulen nüüd näe, ma näitan, ma tulen siit tagant, noh. Ütleme, et plekid on siin, noh, pered on reast, plekid on siin üldse otsast nagu. Noh, vaatan pere, tulen, tõstan katuse maha, tulen, võtan pleki, panen pleki peale, panen katuse peale ja unustatud kõik kevadel. Rohkem pole midagi teha, et miks ma pean siin mingit võrke siduma ja tegema, mul ei ole seda aega, ma ei taha siukse asja tegeleda. Ma maksan parem selle ühe korra rohkem, aga sellega mul 30 aastat mureta. Meil on seda enam, et meil põlkama lähedal. Puiduga võib-olla 30 aastat ei pea vastu või selle, see on vineeriga, mitte puiduga. Kõos on nii tupid. Need on rasked, jah. Need on need teised, need ei ole originaalid. Need on mul... Asi on selles, et tõesti selle lihtsalt tõstad ja plakski, aga nendega võrkud. Mul on niimoodi, jah, mina ei tea. See plekk on lihtsalt maru viisakas ja normaalne. Ja need on mul erinevad prototüüpe ka. See on selline üks prototüüp. Jah, see on üks prototüüp. Aga nüüd me neid alusid enam ei tee. Neid varem me tegime, nüüd me paneme nagu kohe alusel on võrk all. Et all on nagu võrk, paned peale. Aluse peal on võrk. Jah, aluse peal on võrk ja kogu lugu. Too on nagu lihtne ja ei ole mingit tõstmist ja jamamist, et lihtsalt peab vaatama, et pered võib-olla on üks madalamal, et see, ma ei tea, see aasta see ei ole üldse probleem. Muidu mul on nagu topelt alused, et üks nagu puitalus ja üks see alus. Aga kas sa siin alusel jätad suurema või praegu? Ei, siin ma alusel mul on terve võrk põhi ainult. Mingid vahet, jah, see niiskus. Niiskus on hullem kui külm. Ja ei plekk ei tekita midagi, siin see ventilatsioon niikuinii liigub. Mina see aasta talitamisel ei midagi vahet, et ma ei oska öelda, et ma ei usu, et üldse vahet. Lihtsalt on selline, see on nagu aasta aega kasutuses. Seda enam, et meil see kõoplekid on niivõrd kiired ja korralikud plekksed. Aga nad küsivad palju ka, nad ei küsi vähe. Kui sa saad selle alla 20 euro, siis oled sa ikka päris hästi on läinud. Koos plekiga või? Ja kõigega, jah. Ja mul on, ma mõtlen, tööraha on siin vist juba mingi 600-700 eurot, et 2-3 euri tuli vist see ühe tüki hinda. Me tegime alguvineerist sellepärast, et meil oli vineer mingi 2-3 euroga ruutmeetri käes. Meil endal aega oli, et teha. Ja kõik tegime ise, noh. See on juppidest tehtud lausa, need vanad vineerid nagu. Ja need peavad samamoodi, ma arvan, siin 15-20 aastat vastu. Ei, ventilatsioon käib kõik siit, katuse alt. Siit, endast, vahelist. Jah, kõik käib siit alt nagu. Et mul on need plaadid peal 3 tükki talvel. Ja niiskused imevad ülevalt sisse ja siit tuuldub kõik ära ja kogu lugu. Ma arvan, plekk läheb veel niiskemaks isegi mingitel hetkedel kevadel, kus see külm värv on. Aga kuna siin on tuul käib siit läbi, siis ta mitte mingit probleemi ei ole. See on kuskil nii 3-milline või mis ta on? Need jäävad, noh näed, need jäävad 3 tükki jääb. Uued on mul muidugi paksu sellega tehtud, enam ei ole nagu nende õhkest. Ja, too on parem. Too ei lähe nii kõveraks ja too on normaalne. Ei, see on, kuna see on Lamavataru oma, siis ta on Farrari Laksetsile superpurr. Ta on kindlasti parem kui need tavalised, aga praegu ta on broneeritud, üks tahab. Kas ta Eesti raami saab ka lasta ära? Aga ta on lihtsalt natuke vaja korda teha, et siin on vana vene värk, siis on nagu värvi ja asju. Mis siis teed, kui kumpud sees? Mismoodi tegutseb? No kaua?
maksimum 2 ringi, rohkem pole vaja. Kõik läbi. Muud ei võta ette midagi muud. Ma olen muidu nagu noori peresid hauet teinud, aga see aasta see nagu ma ei saa meest ka ilma jääda. No meest ei jää ilma, aga ma ei jõua neid peresid teha nii palju nagu. Võiks teha küll kõik, aga mul ei olnud ka aastat sellist asja kuputamist. Tühja alla ei pane juurde. Kõik on täpselt nii, nagu nägite. Ja, kui panen uuendan raame, siis ma tõstangi mõne haudmeraami üles. Siin nägite, läks osa oli seal. Sellepärast oligi jäänud, et ma olin. Tegelikult peab ema võre peale tõstma, aga ma olen tõstnud võib-olla esimese ringiga juba tõstnud, ma ei mäleta täpselt. Et neid uuendada raame nagu. Tule pärast, jah. Mis ma ikka teen, et selles mõttes ei ole vaja teha midagi, kui nad ei süleme väga nagu. Et kuppena peavad teha, isegi praegu niimoodi, et kui ilusaks ilm näris maha kõik kupud. Jumala paljud on maha närinud nagu. Aga kõik liinid ei ole või kõik ei ole alati nii ideaalne ka. Eks ikka aseemasid on sees nagu, mingid valged tahavad ise vahetada ära praegu. Valged peavad kõik ära vahetama, valged on üldse lollist tegnud jätsin. Valged olid hullult head lesepered ja kõik, aga nüüd tahavad endal välja vahetada. Näha, naudmulk on väike ja oleks muidugi pidanud auet ka näitama tegelikult. Kurat, see oleks halvasti, jah. Aga mina ei tea, mul ei ole üldse aastaid olnudki sellist probleemi. Nagu mingi sülemlemine, et muidu ei saaks üldse peale nüüd mesilist niimoodi. Sa ütlesid jah, et mul ei ole see, et ma lähen puu otsast peresid püüdma. Sa ütlesid, et see aeg on läbi, kui neid nii palju on. Ei, see on ammu läbi. Siis on kõik kurat puu otsast. Polegi olnud, aga see aasta ma ei saa öelda, et ma ei oleks kaotanud mõnda nagu ema. Kuna see natuke, ma timmisin natuke liiga ära pered. Ma mõtlesin, et ma jõuan igale poole, aga 100 pere on rohkem ja siis ikka päris ei jõua nii ideaalselt. 276 pere tegime 2 päevaga läbi. See tähendab kõiki kuppe, laiendamist, kõike tähendab see nagu. Aga see ei ole ka normaalne enam, et see on 7-9. See ei tea, kas seda viitsid niimoodi lõpmatult teha nagu. Aga praegu hakkab kukutamine nüüd, ma arvan, läbi, et see ei ole enam probleem. Praegu tuleb vaarikas juba peale ja valgedest. Jah, meil on vaarikas on tegelikult juba päris mõned päevad lahti juba või isegi nädal lahti, aga esimesed nagu, et nüüd nagu mingid massilist õitsemist jälle ei ole, ma ei tea, kuidagi huvitavalt õitseb, et 28. mai oli esimesed vaarikaõied mõnistes. Ja siiamaani on niimoodi, ma ei näe, et massiline õitsemine oleks. Ma ei tea, See kuiv on huvitav, mitte kuiv, et see kuum on huvitav, et ta kuidagi teistmoodi teeb. Võiks olla mingi 4-5 kilosed päevad, aga ei ole. Paari kilosed päevad on nagu. See nii kuumaga nad ei korja, jah, näed. Nad ei olegi see on puhas siuke hea. Ei ole nii vilkad. No aga vett ei ole ka nagu meie. Viimased päevad mul oli 7 ja siis oli 6 eile. Puhta looduse pealt või selle talirapsi ka oli kuskil? Jah, taliraps. Küll see taliraps ka oli. Mul taliraps oli kohe kõrval 50 meetrit. See lõpp annab ikka megasaagi nagu. Aga ma ei tea, mul see üks piirkond on kuidagi teistmoodi. Kogu aeg on, vahet ei ole, mis on kogu aeg stabiilne. Mingi meeletult, või ma ütlen, tavamõistes muidugi on saagid head vist, aga nagu huvitav on, et vahet ei ole, kas vihma saab või on kuum või kogu aeg on stabiilne. Ei ole selline, et üks aasta, ma ei tea, 60 kilo, teine 100 kilo, sellist asja ei ole. Kogu aeg on stabiilne. Loodust on ka muidugi palju meil. Et 100 kilo me ei taha rahas rekendada. Ei, seda ei saa võtta, see on suure kuludega ka, ega see ei ole nii. Igal ühe pead maksma palka ja oma kulu üldse arvestada saada ei lähe. Oma kulu ei rehkendagi. Ei, mina küll arvestan oma kulu. Mul on vaja veel maja ära ehitada ja kõrvaloone on vaja teha ja üks kõrvaloone veel juurde vaja teha. Sa jõuad kõik selle raha ilusti siia panna. Ja, aga siis saab veel äkki. Kui vana sa oled? Mis ma olen, mõtlen 35 või? Oi kurja, ja praegu ei taha eriti rasket tõsta või kuidas? Siis veel jaksa. 15 aastat ma arvan ja siis on kõik. Siis vaatame seda saab. Oi. Ma ei taha mesindusele rohkem nagu väga kulutada raha päris ausalt. Vast mujal investeerida. See oleneb jälle, kuidas kellegi organism on. Seda jaa, aga see nagu, ma ei tea, kas ma tahan rohkem üle 15 aastat. Vaatab. Ma ei pane nagu neid rõhku sellele enam nii palju. Nüüd on teistmoodi suhtlus. Vanasti oli teistmoodi. Mesindusele hinnad on maas ja kõik on nagu teistmoodi natuke kui oli. See ei alles kõvasti mõtlen. No jah, see on see suur masstootmised. Ei saa öelda, et ei jääb. Saad suuremalt turustada. Ma tahtnud kogu aeg, et jääb, kunagi pole eriti jäänud, et kogu aeg on selline piiri peal olnud. Eelmine aasta ja järgi see aasta ei ka järgi. Kuskile kettidesse turustad ka või? Mõned poed on või sellised, aga otseselt ketti ei ole nagu. Lihtsalt sellised, mul on edasi müüjad põhiliselt hulgi ja hulgi hind on selline, mis nagu
ei raba eriti. On ta 4 või 5 eurot? Ei, pigem ikka veel vähem. Nii et toi ja no. Pigem veel vähem nagu. Kahju, et see 4 ei kisu tööd tegema. Ei, see töö ikka tehakse kõik ära, aga lihtsalt küsimus on selles, et kas ma teen 20 aastat selle nimel tööd, et pärast pole kepiga käia või pigem vaatame, investeerime mujale. Et küll need hooned saavad pealt hiljem kah korda tehtud. See ei ole minule nii prioriteet praegu. Et mulle meeldiks, et kui ma pensioni lähen, et siis ma ei pea mõtlema, et kust ma raha saan. Võiks kuskilt niimoodi passiivselt tulu. Ma olen pensionil ja ma tean täpselt 5. tuleb pension. Ühtegi kindlamat asja ilma see ei ole. Seda jah. Aga oleks parem, kui saaks mõelda nii, et ei pea mõtlema. Sa oled juba pensi peal. 7 aastat. Jah, siis oleks toredam nagu. Tarude või see vaasulatamine käib seal. Vaasulatus on mul siin väga kole on. Eksid. Sul on ka rood. Vaasulatamine ongi kõige jõudam töö. Puud lähevad siit sisse, siit läheb vesi sisse ja üks kraan lahti, teine kraan lahti siit. Auruga. Ja siit väga hästi toimib, super hästi toimib. Kõik toimib. Palju siia raami sisse, no kes neid loeb? Siin on need praakkraame viskame järjest sisse nagu. Üheleke teeme tule alla ja läheb. Siin on mul pandud need mõnusam süsteem. Ma mõtlen, aga ma soovistan pealt ära, aga mingit vajadust ei ole. See on nii kõvasti läheb see auru, et... Viskab tüki villa peale ja ongi korras? Ei, üldse ei ole vaja midagi. Saab sulama ja... Ja, siit nagu lased lahti ainult. Nad panen pangedesse praegu. Ma selle meelistega rääkisin, tal on need roostvaba sellised vannid tehtud. Ma teen ka tolle sama süsteemi. Pangedega kuidagi panged nagu lähevad ajaga selliseks... Hapraks on üks asi, aga nagu hakkavad seda vaha mugu külge võtma ja nad ei lase seda lahti, seda vaha. Roostvaba saab selle kindlasti paremini lahti. Poleerid ära roostvaba. Aga siis tuleb vihmaveega teha, keegi ütles. Mul on digivesi, mina ei tea. Vihmavesi on võrdselt, jah. Mingid piimatangid. Mingid on ja ma sain need omal ajal ja siis ma need renoveerisin natuke ära, tegime ümber ja siin oli tegelikult pikemad need. Teiselt poolt on siit poolt on pikemad olnud. Ja siis me tegime nagu ümber ja panime selle toru siia, et torust tahab auru ja siin all on see roostevaba selline... Selline ongi, see on see resti küljes. See on resti küljes katte ja hiie nagu. Selline rest ongi seal. See on väga hea, see on siuke ropp töö raiske, jube must oled ja nädal aega läheb sellele. See on selline töö, mis mulle eriti ei meeldi kohtudes. Aga ära tuleb ta teha. Aga ma ostsin nüüd selle, no nagu tolle teise sulataja, et vaatan, et äkki tollega saab seda... Mulle kaanetsvaha tegin ka siin muidu. Aga vaatab, milline nagu tuleb, kuidas kooreneb üldse, ma ei tea tolest midagi. Aga tollega saaks vähemalt mee kätte. See saab võib-olla meised natuke kuuma, aga mee saab vähemalt kätte. Aga näed, see on see lahtikas masina. Ma vaatan, siia saab... Selle saab tegelikult siia poole. See on see, jah. Siin on see. Jaaniskil olid neid siin aasta tagasi juba. Kellel oli? Jaaniskil müüa. Jah. Tal on praegu ka. Tal on nõuepealt samas kui seal kõvasti. Aga need ei ole üldse halvad asjad. Kabest peale. Ei. Lahti kahnestaja. Labadiga. Jah. See on väga hea. Valmis. Traani sisse ja lased olla ja... Ja raha voolab. Need on, ma ei tea, mulle see lahtikas masin küll meeldib. Ja sellel on meeletu jõudlus on taga. Meeletu jõudlus. Raami sisse, ma saad raami alla siin. Raami üles ja ongi tehtud. Ainult asjad tal mäkerdamist paljud. Üks tegi niimoodi, et pani siia selle kruvi alla ja kõik kogu lugu. See on jumala lihtne, noh. Siia paned raami, lased raami alla ja korras ja võtad raami paned sellesse. Purri. Ja jube kiire on see. See on kiire, see on jõuline sellega, et ma mõtlen mingi tonn 300, tonn 400 ilusti päevast sellega. Üks tegi seda ja teine pani purri. Ta tegi nagu sellesse, mulle 2 meetri lahtikaanatus vann oli. Ta pani sinna, teine pani seal purri ja pärast purrist edasi. Palju gruppe on? 52.
korda 10-ga ongi 5. Jaa, unustasin ära ja oli kõik suksiga kirjas. Aga lihtsalt, et ükskord läksime ühtepidi ja siis teist kord tulime teistpidi vastu nagu. Ja see grupp jäi täpselt niimoodi vahele, 3 gruppi on ja 1 grupp jäi täpselt vahele. Üldse mäletagi ja ei vaadanud ka. Ei mõelnud, et vaatame peab nagu. Et seal läks halvasti, et sa kaotsid, mõned emad kaotsid. Palju grupis on? 10. Rohkem ikka. No küll 500. No jaa, ütleme, kõik grupid ei ole nagu praegu osa gruppe sellised ka, kus on ainult mõned pered, kuna ma olen siit ära vedanud ja pole rohkem autodega mahtunud, siis mul on niimoodi, et on jah, ütleme, koduümbrus on väiksed grupid, 6-8, 10 ja siis on mujal on nii, et kuni 20, aga 20 mul enam ei meeldi, et see kiirus, sa ei jõua ära teha nii kaua, kui nad hakkavad varastama ja siis on see auto, mis jama käib ja siis tootki mesilisi koju. Too ei meeldi mulle. Too on jama, et optimaalne on niisugune 12-14, kõige parem. Mitmekesi teete siis? Kahekesi enamus aega, 3-kesi ka teeme, kui menta pole. Aga muidu saab kõik 8 tehtud. Aga 3-kesi on siis, kui meie võistlus läheb, siis on mina olen nagu kirurg ja teen oma tööd ja nemad võtavad mette. Ja siis lõpuks minul ära saab, siis ma aitan nagu peale tassida. Ja puhkepäevad on üle aasta? Kurat, ei ole aasta. Ei, ma ikka teen nüüd puhkepäevi, ma enam ei tee nii. Tuleb ikka vahepeal teha. Ja meil ei ole mingi probleem, mis me tegime. Andres, mis kell me läksime meil ära ja mis kell me tulime? No ja mis kell 4 jõudsime? 4 olime taga. No meil 9 peres ei tehtud. Ja veel jumal suured vahemaad, et üks on siit 37 kilomeetrit sinnapoole ja pärast veel sinnapoole 20 kilomeetrit. Suured vahemaad. Tõrje mul ikka... Te teate seda neid... Oi, mul neid masinaid palju. Obika Pauruna selle sublimoksiga. See on üks paremaid aparaat, mis üldse tehtud on. See ei riku tarusid ja kuum on väljast poole ja seest poole. Too on tõesti hea aparaat. Mis nägu see on? Need on need niimoodi. See sama, jah. Jah, see. See on väga hea asi nagu. Aga kus neid saad? Neid saab... Peeter Pihli või? Jah, Peeter Pihli käest, jah. Tal on need seal Sventi kaudu saab kuidagi hea hinnaga. Mis hind umbes on? Ei ole... Jah, selles mõttes 360 võib olla, jah. Jah, 360. Jah, pluss võib-olla veel natuke. Nii, aga kuidas asi toimutab? Näed, selle augu, selle läheb lennuaugust sisse. Ei pisut kõnekas. Vaata kui väike. Jah. Adapteriga ei toida ära bussist või? Ei saa igale poole niimoodi. Buss ei lähe ligi. Seda ei olnud siin seda süstat. Ma panen nagu süsta niimoodi otsa sisse ja võtab jah sinna nagu... No okei, see ei võta, noh. Ei, me saame aru. Ja võtad niimoodi, eks ju. Ja siis süstaga lased siia niimoodi sisse plõksti. Noh, vaatad täis triiki. Me teeme 5 milliliitrit. 5 milliliitrit, see on 4 grammi. Nii, nüüd läheb. Ja nüüd läheb sinna, eks meid vaata pane rohkem nüüd ikkagi see nagu. Muidu ei jookse veel laiali kõik. Nii, see. Ma ei tea, kas ta on kuum üldse. On, järele. Tuleb. Tulge ära sealt eest. Tulge eest ära. See on täie raha, et lõhna peab ka saama tunda. Parem on, kui ära tulete ära. Aga aur on ikka nähtav silmaga ju. Aga aur on nähtav, kas see on üle 180 kraadi või? Ei. Vähem? Ei, tal hoiab täpselt õiget kraadi kogu aeg, ta käib sealt. Aga kus sa tead? Tal on tulukesed seal. Ta lükkab nad ise välja automaatselt. Ei tulegi siia. Ja räägi, mis See aur on ikka nii meeletu, et seda, kui jahedam ilm on või midagi, et praegu ei näe seda auru lihtsalt. See, et on üldse nii palju näha, on üldse müstika. Aga mis see võrk see? Suur tänu selle eest, et sa olid nõus neid vastu võtma. Aitäh teile! Siis me teeme augustikuuses Lesta tappis päeva, laupäevasel päeval, teine laupäev augustikuus. Võid tulla vabalt meile jagama veel muid. Ma kaugemale ei saa minna, kui siia tulevad rahvast, tulevad seal midagi. Ma ei jõua kaugele minna. Mul iga aasta käib siin, Võrumaad käivad siin kuulamas. Me teeme alati, et septembri algus. Me teeme sellise praktikapäeva. Teoorias ja siis me lähme peredesse ka, teeme peredes ka. Seda tegime eelmine aasta peredes ja kirjutamist näitasime. Et see eelmine aasta muidugi midagi hullu nende Lestaga, aga paar gruppi olid sellist, et kui siuke
ühel läks lausa augusti lõpus läks pere välja, esimest korda elus. Täiesti puhas, punane kõik põhi. Täiesti hull maja. Ja teine kõrval oli ka punane põhi. Tollel ma tegin natuke teistmoodi käitusin ja 8-ramine pere. Ja, aga nii palju oli seda lesta, et kevadel ikkagi ema nagu otsustas, et enam ei jõua. Ainult otsad. Aitäh veel korra. Aitäh. Ülemuru võime minna. Eesel kõnnib murgu pea. Paneme ülemuru otsa üles. Tulge ema põlvele. Tervist. Millega on nii 2 lugu? Vaatetorn on kinni. Eile pandi kinni. Eile pandi kinni? Jaa. Siis me jäi 4. Jaa, pandi 4 päeva. Ei no, seal käivad need. Mis sa tegid? Ei no ma panin kassile, teised tuli hädasi. Sõbranna kinkis mulle, nüüd tal lapsed koolisse. Siis ma nagu kiiremini vahepeal aeglasemalt, siis seelik hakkab lendama. Või teisipidi ka nüüd ja läks teisipidi, läks. Muidu hakkab pea ringi käima. Kõige kõrgemad taevad, kui tuleme kuskile nüüd läks ja või ma võin olla. Saad keerata.